Ja muidugi kõige lihtsam mäng on teha üks selline sabatants. Teeme siis ühe sabatants. Siis saame pererahva ka kaasa võtta. Seda energiat toa peale laiali jaotada. Ja mina olen nagu, kuna tihtilugu on see, et ega meil alati pillimehi pole võtta, siis on see, et on olemas hästi palju selliseid tantse, millel on laulud olemas. Ja kui laulud saavad otsa, siis me lihtsalt mõtleme neid laule juurde. Mõtleme neid sõnu juurde, nii et ja need sõnad ei pea olema ju ka need, mida sa tead, et võivad tulla sündida koha peal. Nii et kui ma siin hakkan järjest pigistan su kätt, siis on sinu kord järgmine rida öelda. Ja kui sul ei tule mitte midagi pähe, siis õnneks on eestlased nii kavalad, et meil on sellised sõnad nagu trillalla, trallalla, tšukkadi, nuhkadi, pahkadi, muhkadi. Need labajala tansulaulud on kõik sõnadega, mis ei tähenda võib-olla mitte midagi. Sa võid vabalt välja mõelda oma sõnad, kessadi, bussadi, pammadi, pummadi, pimmadi, pommadi, kelladi, kolkolladi. Ja mitte midagi ei juhtu, sest et valesti ei saa mitte midagi minna, sinul on alati õigus, sa oled kadrised, sa oled julge ja kõik, mida sina laulad, see on sinu etenduse osa. Ei, kui ma su kätt pigistad, siis on sinu kord järgmine rida. See on nagu põhimõtteliselt on see nagu telegramm, eks järjest jõuab lõppu välja. Ja esimene asi, mis pähe tuleb, eks ju, et sa ei pea mitte midagi mõtlema, esimene asi, mis pähe tuleb. Sest et see viis on tundmatu ja võib-olla muud ka ei oska, et siis tõesti tere või tantsi ja üldse midagi ei saa valesti minna sellepärast, et meil on õigus. Eestlaulel on alati õigus, me laulame rõõmuga järgi kõike, mis meile öeldakse. Sõit, sõeru, sõit, sõeru, kapp-kapp-kapp-kaeru, kapp-kapp-kapp-kaeru, pika-reiga, aasad linna, mis sinna minna, kiusikku tooma,
ja